Tere tulemast tagasi. Nüüd me jõuame väga põneva plokini, et isegi kui oleks siin olnud hommikust peale Tõnis, siis praegusel hetkel ma oleks ikkagi lavale saanud tulla. Kuigi ma mõtlesin, just enne peale tulekut mõtlesin, et äge oleks olnud vahetada. Et oleks Tõnis tulnud siia seda energiakooli tegema. Et võib-olla oleks olnud nagu päris naljakas. Ma ei teagi, heas või halvas mõttes, ma ei oska. Aga võtan kohe sisse, ossa, see on päris sügav ja pehme. Võtan koha sisse, energiakooliga on olnud väike paus, aga olemegi uues aastas, nii et ma mõtlen uuel aastal uue hooga. Räägime nendest samadest asjadest, millest me oleme siiamaani ka rääkinud, nüüd veel laiema natuke vaatega. Meil on väga põnevad külalised ja täpselt samamoodi nagu hommikulgi. Te saate ise kaasa rääkida, te saate küsida meie vestluse otsa, et Slidos samamoodi küsimused. Tahaks teid kiita siin kohal, sest väga head küsimused on olnud, mitte ainult sisuliselt, ka vormiliselt on väga hästi üles ehitatud ja huvitavad olnud. Ma loodan, et te ei valmista pettumust ja suudate meie külalisi ka üllatada. Aga lähemegi asja juurde, nii et ma palungi siia meie tänased energiakooli külalised, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter, Cambridge'i ülikooli kliimamuutuste poliitikate uurimisgrupi juht professor Annela Anger-Kraavi ja varahaldur ja majandusekspert Peeter Koppel. Palun! Kõik, see on see, ei olnud seda toolide mängu, et oleks olnud rohkem inimesi ja vähem toole, et kõigile jagus. Ma ise mõtlesin niimoodi, et esimese küsimuse ma suunan Peetrile, sest Peeter oskab kõik asjad kohe käima tõmmata niimoodi kõik. Ja võib-olla lähemegi kõige laiemalt siis meie sellest majanduskeskkonnast hakkame pihta. Et meie selle majanduskeskkonna praegune tervis ja konkurentsivõime. Kuidas hindad? Suhteliselt kesine. Super, juba väga hästi algas. Ja, sest, aga siin on oluline aru saada sellest, et me ei ole selles nagu ise lõpuni süüdi. Sellepärast, et kui me mõtleme seda, et kus kohas me asume, kui palju meil inimesi on, milline on meie ajalugu, siis me ei ole olnud võib-olla natukene oleme olnud, aga ütleme, et me mitte kunagi ei hakka olema mitte midagi muud peale eksportiva riigi. See on see, miks meid siis nii-öelda maailmale vaja on. Meil ei ole piisavalt inimesi, et olla sisetarbimisel baseeruv riik. Me oleme eksportiv riik. Nii. Ja meie peamistel ekspordipartneritel on pehmelt öeldes probleeme. Peamised ekspordipartnerid on Soome, Rootsi ja Saksamaa. Soome ja Rootsi peamine ekspordipartner on ka Saksamaa. Ja Saksamaale on kohale jõudnud kõik halvad asjad, mis kohale saavad olla jõudnud, ehk siis rahvastik vananeb, immigratsioon ei toimi, energiapoliitika on põhimõtteliselt hiiglaslik aps. Ja see tähendab seda, et konkurentsivõime kontekstis Saksamaal Hiina sõidab eest ära ja Ühendriigid on kaugele ette ära sõitnud. Ja see kõik mõjutab meid. Ja sellepärast me oleme sellises olukorras, kus otseselt nagu väga halb ei ole, aga tasapisi tiksub halvemaks. Ja siis energeetikapoliitika osakaal selles konkurentsivõimes? Suhteliselt suur, sellepärast, et kui me mõtleme sellele, et meie peame olema teistele kasulikud, siis mis meil on sisendid? Meil on sisendid palju, aga tööjõud ja energia ka. Tööjõuga on selline lugu, et seda on vähe ja jääb vähemaks, mis tähendab seda, et kui midagi on vähe ja jääb vähemaks, siis ta läheb ju kallimaks. Ja üldiselt oleks väga hea ikkagi see, kui meie energia oleks meie peamiste ekspordipartnerite energiaga konkurentsivõimeline. Sellepärast, et on ikkagi suhteliselt keeruline volatiilse hinnaga ja kalli energiaga teha midagi kasumlikult, mida teistel vaja on. Siit ma võib-olla siis suunaks selle jätkuküsimuse kohe Andole siit edasi, et kas see on üldse realistlik, see, et meie elekter oleks meie
nii-öelda partneritest konkurentsivõimelisem, odavam, kui osa sellest tulebki meie ekspordipartneri enda juurest? Kõigepealt ma paneks konteksti, et Mario Draghi raport, mis äsja avalikustati, on kõigile loetav, et seal oli muude ägedate leidude kõrval üks selline tõdemus, et kui Euroopas oleks kasutada sama hinnaga energia kui Ühendriikides, siis meie GDP oleks automaatselt 1+1%. Ja see on üsna mõtlemapanev fakt, sellepärast et kui me mõtleme korraks, et miks Euroopa energia on kallim, siis osalt kliimapoliitika pärast, osaliselt geopoliitika pärast oleme me ennast mänginud ju Ameerika energiast sõltuvaks. Ja kui me sõltume Ameerika energiast, siis ei ole võimalik, et meie energia on odavam kui Ameerikas, sellepärast et vähemalt transport tuleb juurde ja loodetavasti kellegi kasum ka. Et selles mõttes see olukord on nüüd selline, et me põhimõtteliselt lahendame kliimaprobleemi ja globaalset probleemi. Euroopa emissioonid, tõsi, on natukene taltunud, kuuleme siin kohe täpsemalt, kuidas sellega läheb, aga see moodustab kõigest circa 7% globaalsest emissioonist ja uus administratsioon Ühendriikides on selgelt öelnud, et America first ja selle all mõeldakse põhiliselt majandust, muuhulgas ka fossiilset energiat. Nii et siin on nüüd sellised ideoloogilised üsna suured lahknevused, mis on jõudnud väga selgelt majandusse ja kuidas selles olukorras energias konkureerida, ega meil muid võimalusi tegelikult kui taastuvenergia väga võimsalt seega edasi minna ja tuumaenergia praktiliselt ei ole. Siit ma võib-olla küsingi sellest vastusest edasi, Annela, teie käest, et kas ei ole nagu veidi sellist muljet, et see rohepööre on see selline kohati nagu see vastus või patuoinas, millele nagu omistatakse kõrge hind ja kõik sellega kaasnev. Et kui suurel määral, võib-olla siis küsimus on see, kui suurel määral ta on vastutav ja kui suurel määral mitte? See on väga hea küsimus, et eks ta osaliselt on ikka, ta pole ainuke faktor, osaliselt on ta kindlasti vastutav ja vastutav on ta sellepärast, et kuidas seda tehakse. Et kui on ikkagi eesmärk on kõike reguleerida, keelata, siis turumajandus ei suuda sellise asjaga kohaneda, see ei olegi turumajandus, see on käsumajandus, mida üritatakse teha turumajanduse tingimustes ja see ei tööta ja see kindlasti mõjutab seda. Siin oli, Ando küsis, et Euroopa emissioonide kohta, et jah, Euroopa Liidu emissioonid on langenud, majandus on samal ajal kasvanud. Kui nüüd öelda, et America first, kui tsiteerida Donald Trumpi või siis juba varsti president Donald Trumpi, siis suhteliselt vähe teada on see fakt, et ka Ameerika Ühendriikide süsinikdioksiidi emissioonid on languses alates 2007. aastast, nad käivad küll natuke üles-alla, aga nad on langustrendis, sest seal on suhteliselt palju juba taastuvenergiat kasutusele võetud. 4 aastat on väga lühike aeg, et seda muuta, kui nüüd Trump ei jää kauemaks muidugi võimule. Et tegu on selle ikkagi, Ameerikas on väga oluline eraettevõtlus, ettevõtjate õigus eraomandile. Suures osas taastuvenergiat tootvad firmad on eraettevõtted, ka osariikidel on suhteliselt suur sõnaõigus otsustada, millist energiat toodavad. Nii et see hirm, et Trumpi tulles kohe emissioonid pöörduvad tõusule ja jäävadki tõusma, ei ole päris põhjendatud tegelikult. Lisada siia võib veel Ameerika inflatsiooni vähendamise akti, mis siis jagab raha osariikidele taastuvenergia taristu ja taastuvenergia siis taristu ehitamiseks ja selle korras hoidmiseks, et see raha ei ole väike raha ja isegi vabariiklast juhitud osariigid on väga huvitatud sellest rahast. Nii et ma ütleks, et ma väga nagu ei kardaks seda, et Trump tuleb ja siis on
energiaturg täiesti segi, et muidugi ta võib rohkem naftat tootma hakata, nagu ta lubanud on, aga seda ta võib teha ka teistel eesmärkidel, et hinda alla suruda. Ma siis küsiks järgmise küsimuse, kes võtab sõnasabast kinni ja tahab vastata, et kui me nagu paneks selle sellisesse väljendisse, et energeetikapoliitika Estonia first, siit edasi, milline see siis oleks, kui me ei peaks millestki väljaspoolsest kuidagi lähtuma? Ma arvan, et kui me niimoodi suurest pildist pihta hakkame, et eks energia müstika lahendamine on trilemma, ta on kolmedimensionaalne ja need dimensioonid lihtsalt nimetan ära, et üks on siis varustuskindlus, täna väga päevakorral meil, eks ole. Teine on keskkonna jalajälg, ilmselgelt energeetika peab muutuma puhtamaks, et siin võib olla erinevaid arvamusi, aga ütleme, et kui energeetika puhtamaks ei muutu, siis isegi majanduse konkurentsivõime kannatab, et ta peab muutuma puhtamaks. Aga kolmas väga oluline on siis taskukohasus ehk palju see energia maksab ja mulle väga meeldib Soome varustuskindluse kontseptsioon, kus on sisse kirjutatud, et taskukohane hind on varustuskindluse osa. Et ei ole nii, nagu Eestis on, et varustuskindlus iga hinnaga, aga see energia peab olema, kuna ta on nagu hapnik, eks ole, et kui meil hapnik on, aga maksab nii palju, et ei saa endale lubada, sellest ei ole nagu kasu eriti, eks. Et selles mõttes ta on kolmedimensionaalne ja kui me siit natuke edasi mõtleme, et alles mõni aasta tagasi oli Eesti Euroopa Liidu kõige energiasõltumatum riik. Elektrit tootsime me rohkem, kui me tarbisime, vedelkütuseid tootsime umbes sama palju, kui me tarbisime Eestis ja natukene sõltuvust tekitas meile gaas, mida me ostsime, aga gaas Eesti tarbis päris vähe, nii et ja soe tuli suures osas biomassist, nii et meil oli kõik väga hästi. Nüüd, mis on muutunud? Muutunud on põhimõtteliselt see, et põlevkivielekter ei ole enam konkurentsivõimeline olukorras, kus CO2 hind kõigub siin 60-100 euro vahel tonn ja põlevkivist toodetakse elektrit väga vähe ja see elekter, mida ennem ka osaliselt eksporditi, me suures osas ostame sisse ja Põhjamaadest, kus on siis vahepeal väga palju investeeritud taastuvenergiasse, näiteks Soomes on peaaegu 5000 megavatti tuuleparke püsti, kuigi me alustasime samast kohast, kus Eesti ja mingil hetkel oli, ma mäletan seda päeva, kui need oli sama palju kui Eestis umbes 500. Ja sealt tuleb väga palju odavat elektrit siiapoole, eks ole, et me oleme väga palju hakanud importima. Ja nüüd on siis need päevad, kus tuult ei ole, kus ka Soomel enda tuleb natuke puudus ja siis on vaja midagi käima panna ja siis me nuputame, mis me teeme. Nii et see on nüüd palju muutunud ja loomulikult on muutunud see, et palju seda tipu energiatootmist, elektritootmist siis oli gaasipõhine ka Balti regioonis ja see gaas tuli alati ühest kindlast kohast suhteliselt mõistliku odava hinnaga, eks ole, ja seal on nüüd Hiina müür vahel, et sealt seda enam ei tule, nüüd ta tuleb laevadega, tuleb LNG-na, tema hind on mõnevõrra kõrgem, varustuskindlus on selles mõttes parem, et tarnijaid on rohkem, aga ta tuleb siiski laevaga ja seal on ka mingid kulud ja nii edasi, et ühesõnaga see tipu elektri tootmise võimekus olemas, aga ta on, ütleme, et see kogu logistika ja see loogika seal taga on muutunud. Nii et selles mõttes jah, meil on võimekust elektrit toota, meil on võimekus ka ise odavamalt seda elektrit toota, aga meil on vaja selleks investeerida ja me oleme suhteliselt hästi ka tegelikult Põhjamaadega ühendatud, kus on odavat elektri tootmist, aga on ka paindlikkus, seal on palju hüdrot, eks ole, seda reguleeritakse, nii et selles mõttes kõik ei ole kadunud, lihtsalt olukord on kiiresti muutunud. Aga mulle tundub veidi nagu see energeetikapoliitika selline, et ongi just see olukord, mida kirjeldasite, see on tuult ja tuuleparka arendatakse, eks ju, neid juhitamatuid ja sama on Soomes ja kus odavam tuleb. Ja siis on see, et aga on need päevad, kus ei ole tuult ja päikest. Et siis peaks nendeks päevadeks midagi olema ja siis tekib mingi paus ja see on see, et mõtleme ja siis läks üks hetk mööda ja öeldakse, et me teeme veel tuult ja päikest juurde. Ja siis läheb edasi, siis on see, et me oleme tuult ja päikest juurde teinud, aga siis Soomes ja siis on ka need päevad, et seal ka ei ole ja meil ka ei ole, et nendeks päevadeks on midagi vaja.
ja siis teeme veel natuke tuult ja päikest juurde. Hästi lihtsalt, ma ei taha nüüd teiste aega täis rääkida, aga hästi lihtsalt on siin nagu 2 võimalust. Üks ongi siis ehitada neid nii-öelda balansseerivaid juhitavaid võimsusi ja teine variant on ühendada lihtsalt piirkond paremini ära, et ütleme, et kui kuskil Põhja-Soomes on hästi tuuline, siis Leedus on parajasti tuulevaikus ja vastupidi ja see elekter lihtsalt vajalikus mahus liigub nende regioonide vahel, aga need mõlemad meetmed on üsna kallid. Ja nüüd on küsimus selles, et kas me peame kogu talvise tipukoormuse ulatuses ehitama gaasijaamasid Eestisse või Estlink 3 ja Läti vahele lisaühendusi. Mõlemad on kallid, kas me peame seda kõike tegema või mõlemat natuke, aga mina arvan, et siin aitaks rehkendamine ja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine, eks ole, et seda tuleb teha nagu väga-väga nii-öelda andmepõhiselt, et kui siin üle pingutada ja need kulud tuleb meil kõigil kinni maksta. Ja kuna ma ei usu, et me aastal 2035 15 teravatt-tundi elektrit tarbime, nagu siin kuskil on öeldud, et see ühikute arv võib-olla, kui ta on 10 teravatt-tundi, see on 10 miljonit megavatt-tundi, tuleb jagada läbi ja siis igaüks võib umbes arvutada, palju ta lihtsalt elektrist rohkem maksab, et kõik ei ole mõtet teha, tuleb teha seda, mis on vajalik, võib-olla väikse puhvriga, aga mitte ülega pingutada. Mina ikka ajan siiamaani tagasi esimesest energiakoolist peale seda õiget vastust. Et ma olen seda sama küsimust kogu aeg esitanud, et mida tuleks teha ja vastus on see, et tuleks teha midagi targasti. Aga mis see on, see targasti, seda ma ei ole veel välja suutnud selekteerida, aga siit käis korra läbi juba see sotsiaalmajanduslik aspekt ja nii-öelda see õiglane üleminek. Et mulle tundub see õiglane üleminek ka kohati selline väljend, mille sisu me päris kõik kas ei tea või interpreteerime erinevalt. Et võib-olla see esimene küsimus selle teema juurde ongi see, et mis see õiglane üleminek on sisuliselt? Õiglane ja kelle suhtes õiglane? No. Ilmselt on see küsimus mulle, et õiglane üleminek on siis Euroopa Liidu roheleppe osa ja õiglane üleminek ei tähenda õiglase ülemineku raha. See on ainult üks osa sellest, üks väike osa. See tähendab seda, et põhimõtteliselt, et keegi ei jääks rataste vahele selle ülemineku ajal, et inimesed ei kannataks sellega ja et oleks kõik protsessi kaasatud. Nii ettevõtjad kui inimesed, et nad oleksid osalised selles, et nad teaksid, miks midagi tehakse, et nad tunneks, et see on neile vajalik ja see ongi õiglane üleminek. Ja valitsustevaheline kliimamuutuste paneel, mis on siis teadlased tulevad kokku ja kirjutavad raporteid, ütleb, et kui üleminek ei ole õiglane, siis ta ei toimu nii kiiresti, kui me seda tahaks ja võib ka üldse mitte toimuda. Nii et ta on selline võimaldav faktor, et kui kõik on nõus, kõik on kaasas, siis vähemalt nii palju kui võimalik ja kõigi ei kannata suurelt, siis on võimalik tegelikult teha neid otsuseid. Selle näiteks siia võib tuua, et kui võtta nüüd kliimamuutuste seisukohalt, siis gaasijaama ehitamine Narva või kuhu iganes, nagu meie peaminister ütles, on täiesti ebaõiglane ju nende inimeste suhtes, kes töötavad põlevkivisektoris. Sest mõlemal juhul, kui on imporditud maagaas, siis mõlemal juhul on ju tegu fossiilsete kütustega, mille põletamisel tekib CO2, mis on siis kasvuhoonegaas. Ja ühel puhul me ütleme inimestele siis Narvas, et see on paha, sellest tuleb loobuda ja paneme ka mingid aastaarvud, mida küll seaduses ei ole, et 2035 elektrit ei tee, 2040 lõpetame ja siis ütleme, aga nüüd me teeme gaasijaama siia ja siis toome välismaalt sedasama fossiilset kütust. Ta on küll põletamisel väiksema CO2 emissiooniga, aga me ei tea, kust teda toodetakse, kust teda tooma hakatakse, mis on ta elustsükli emissioonid, see tähendab siis seda alates sellest, kui ta maalt välja võetakse, pluss transport. Ja pluss meil ei ole mitte mingit kontrollida üle. Et kui kasutada Eesti põlevkivi, siis me teame, saame ise otsustada, meie inimesed saavad tööd. Ja sama käib ka siis biomassi kohta, et puidujääkidest energia tootmisel. Jälle, see on kodune, oma inimesed saavad tööd.
See müüt, tahaks ma kummutada, et biomassi põletamisel emissioonid on 0 ja selle üle tehakse ka, on siin ajakirjanduses nalja tehtud. See ei ole tõsi. Biomassi põletamise emissioonid arvestatakse maakasutuse ehk LULUCF-i emissioonides. Ja ta on põletamisel 0, et mitte arvestada 2 korda. Nii et tegelikult ei ole 0 emissioon, aga ta on kodune. Mida meie teeme või Eestis tehakse siis, mitte meie 3 siin, aga Veel mitte. viiakse puidu biomassi välja, viiakse Taani, Hollandisse, ka Inglismaale, kus mina põhiliselt olen, ja need emissioonid jäävad meie maakasutuse emissioonideks. Ja me vähendame siis teiste riikide energiaemissioone sellega. See ei ole ka ju tegelikult õiglane. Et muidugi tervet metsa maha võtta selle jaoks ja korralikku ehituspuitu ahju panna ei ole ka õige, aga siin seda ükski mõistlik metsaomanik ei tee, et siis selle Niina Turk paneb selle asja paika. Tahaks veel öelda, et Ando siin ütles, et Soomes räägitakse taskukohasest energiast. Kui vaadata jälle rohelepet, võite minna komisjoni koduleheküljele, ilusti on olemas, siis üks osa on energia sellest, energeetika, ja ka seal on, et on piisavalt puhast, taskukohast energiat. See on kogu Euroopa Liidu eesmärk, mitte ainult üksikute riikide. Seega Eesti siiani minu teada on veel Euroopa Liidus, peaks ka olema ta Eesti eesmärk, et see energia oleks taskukohane. Siit ma lähen Peetri juurde ja küsiks, et kui palju meil on seda aega välja mõelda, kui me siis seda kõige laiemalt sõnastame, et tuleks teha neid tarku otsuseid ja midagi oleks vaja juurde, et see elektri hind oleks konkurentsivõimeline. Et see sama olukord, nagu kirjeldasid, meil elanikkond vananeb, meil jääb inimesi puudu, meil oleks nüüd vaja mingisuguseid argumente siia. Seda aega on vähe ja seda aega on vähe sellepärast, et majanduses eksisteerib kahte sorti probleeme. Ühed probleemid on tsüklilised, majandustsükkel on nagu sinusoid, eks ole, see tähendab seda, et vahetevahel läheb hästi, vahetevahel läheb halvasti, aga üldiselt siiamaani on läinud ikka peamiselt hästi. Nii. Siis teised probleemid on struktuursed. Struktuursed on sellised probleemid, mis ei lahene nii-öelda aja möödumisel justkui iseenesest ära. Struktuurne probleem on just nimelt see rahvastiku vananemine. Ja põhimõtteliselt, mida see tähendab? See tähendab seda, et kui me mõtleme oma nendele peamistele ekspordipartneritele, siis seal rahvastik vananeb samamoodi edasi nagu meil. Võlakoormad kohati on suhteliselt nii-öelda suured. Majanduskasvu ei ole. Kulud kasvavad alates sellest, et rahvastik vananeb, kuni sellest, et kaitsekulutusi tuleb kasvatada. Mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et need piirkonnad, millest meie heaolu on justkui funktsioon, millest meie sõltume, nendes olukord halveneb edasi. Ja vahepeal võib-olla läheb natuke paremaks ja läheb natuke halvemaks, aga üldiselt halveneb. See siis tähendab seda, et me oleme üldiselt halvenevas keskkonnas, meil halveneb olukord, võib halveneda kiiremini, kui see seal halveneb, mis tähendab seda, et see probleem, mille võimalikest lahendustest me siin täna räägime, on päris suure siis nii-öelda ajalise tähtsusega. Ehk siis, kui meil on mingisugune komponent, just nimelt energia hinna osas, selle energia hinna volatiilsuse osas, mis tuleb ära lahendada, siis see tuleb ära lahendada just nimelt võimalikult kiiresti. Ma olen täiesti teadlik, et selle siis nii-öelda nii kiiresti, kui seda oleks vaja lahendada, nii kiiresti seda nagu lahendada ei pruugi õnnestuda, kui me räägime mingisugustest uutest pikaajalistest investeeringutest. Aga sellega on päriselt kiire. Ja see on, ütleme, võib-olla minu selline mõningane pretensioon ka siis poliitikakujundajatele, et kuulge, palun vaadake, millest meie majandus sõltub
ja vaadake, kas meil on eeldust eeldada, et meie ekspordipartnerite juures hakkab midagi päriselt paremaks minema. Ja kui vastus on, et ei hakka, siis meie asi on juhtida protsesse niimoodi, et me vähemalt tekitame mingisugused eeldused selleks, et meil ei lähe halvasti sama kiiresti ja meil mingisugune konkurentsivõime alles püsib. Ma küsiksid võib-olla edasi minnes siis, et ma ei tea, ütleme siis see must stsenaarium või mis kohati käib läbi, kui küsida seda hästi lihtsustatud küsimust, mida olen siin laval juba tänagi esitanud, on see, et millal elekter jälle odavaks läheb. Ja siis sellele vastatakse nii ja naa ja tihti jõuab ta sellise vastuseni, et ega ta ei lähegi, sest et isegi kui see mingisugune põhikomponent langeb, siis sellest ühendustest, kust me seda saame, eks ju, seal põhjasoomlane Lappis tuule käes meile toodab, siis see juhe, mis on veetud, see konnektor ja muude asjade, need igasugused tariifid ja tasud hoiavad seda hinda enam-vähem seal samas kohas. Ehk et kui meie hind ei ole odavam kui meie partneritel, mis meil siin juhtub? Mis on see stsenaarium? Siis kui me mõtleme sellele, et milline on olnud meie elustandardi paranemine aastast 1991, milline on olnud selle tempo, millised on olnud need väikesed tagasiminekud aastal 1998, 2008, 2009, võib-olla vahepeal oli veel midagi, pandeemia oli ka, aga see oli rohkem nagu lihtsalt väikene apsuke, et siis elustandardi paranemine kui selline, unustage ära. See juhtub. Sellepärast, et meil ei ole maailmale midagi pakkuda, meil rahvastik vananeb, meil põhimõtteliselt kulud kasvavad ja siin muidugi Tervisekassa nõukogu liikme kõrval istudes selliseid statemente teha on suhteliselt julge, aga ma lihtsalt piltlikku nagu kasutaks sellist väljendit, et lõpuks ei saa keegi arsti juurde enam. See on põhimõtteliselt see areng, kuhu selline olukord viib, kus majandus ei toimi, sellepärast, et ühe sisendiga on niivõrd suur probleem. Jah, aitäh, Peeter, meenutamast minu ameteid. Ilus fundament on loodud. Aga jah, et just äsja kinnitasime selle aasta Tervisekassa eelarve 2,5 miljardit ja väike lihtsalt ka kaasa mõtlemist, see on 8 aastaga isegi 7-ga kahekordistunud. Ja kui me räägime kaitsekuludest, siis Tervisekassa kulud on oluliselt rohkem kasvanud kui see, mis me oleme kaitsekuludesse lisaks pannud ühiskonnana, nii et meie põhiprobleem ei ole kaitse on probleem, aga mitte kuludes, neid me jaksame kanda, aga tervise ja sotsiaalpool on see, millega tõsiselt võib raskeks minna, et sellega olen nõus, aga paar asja, et mitte nii mustades toonides, olen nagu hingelt optimist, et üks selline fakt... See oli optimistlik, Peeter. Üks selline fakt eelmist aastast, et nii palju negatiivse hinnaga elektrit, neid selliseid tunde, kui eelmine aasta oli, pole Eestimaal kunagi olnud. Ja ma üsna kindlalt julgen öelda, et sellel aastal tuleb neid rohkem veel, kui oli aastal 2024. Mis siis tähendab, need on need tunnid, et kui te suudate nende tundide elektrit tarbida ja teil on juhtumisi börsipakett, siis teile makstakse peale sellest, et te neid tunde tarbite. Ja nüüd omakasupüüdliku inimese, kui te suudaks veel sahvrist talletada seda elektrit ja ka nende tundide, kus elekter maksab palju tarbida, siis te olete päris hea diili teinud, nii et iseenesest ega Balti riikides, Eestis tuleb juurde taastuvenergiat, ma arvan, eelmine aasta oli üks rekordiline kasv, see aasta tuleb juurde, Leedus tuleb võimsalt juurde, ka Lätis isegi tuleb juurde ja neid tunde, kus on meil nii-öelda taastuvenergiat üle hakkab olema siin piirkonnas, tuleb tulevikus järjest juurde. See on üks asi. Nüüd teine asi, neid tunde, see miinimum elektrituru toimimisest lihtsalt, et meil on sama hind kui naabritel siis, kui meie ülekanded ei ole ülekoormatud. Ülekandeid on meil üksjagu, kui me Estlink 2 ära parandame. 1700 megavatti, ehk selle osas me võime olla negatiivsed, kui me neid üle ei koormanud ülekandeid, siis meil on sama hind kui Põhjamaades. Nii et me isegi päris kodutööd ära tegema ei pea. Ja veelgi enam,
kui meie toodame siin palju taastuvenergiat, hakkab ülema, siis nagu ma ütlesin, Põhjamaad suudavad seda salvestada, et meil on selline naturaalne patarei ka siin üsna külje all olemas, et on päris okei. Ja nüüd, kui meil on kiired gaasijaamad, mis need tipud, neid tunde võib-olla see talv ei tulegi, sest meil on see oktoobri ilm väljas ja kui päris korralikku talv ei tule, siis meil selliseid võib-olla energeetika vaates selliseid kriitilisi päevasid ei tulegi, või tulevad 8. veebruari paiku see aasta, et nagu Murphy seadus toimib, aga igal juhul, mis ma tahan öelda, et kui me lõikame ära gaasijaamadega need tunnid, ja neid tunde ma arvan, et jääb järjest vähem, kui taastuvenergiat tuleb juurde, siis tegelikult A, me kasutame neid jaamu päris vähe, ja B, meie see lagi elektri hinna lae hind on põhimõtteliselt gaasist toodetud elektri muutuvkulu, eks ole, ja siis ütleme reguleeritud kuluna need, et see valmisolek on loodud ja võrgutasu kaudu kuskilt kinni makstud tuleb meil siis kannatada, aga see asi võib-olla nii hull ei olegi, kui me selle kõik rahulikult läbi mõtleme. Nii et veel kord, see energiamaailm on muutunud oluliselt komplekssemaks, kui ta oli siis, kui kogu elekter tuli Narva jaamast, tuli traati mööda tarbijani, kõik maksime ühte hinda, mis oli reguleeritud ja see oli alles 15 aastat tagasi. Et täna see on kõik muutunud palju keerulisemaks ja kui me korraks kontrolliks, et kui paljud siin saalid teist ise elektrit toodavad näiteks, tõstke korraks käsi püsti. Mõned käed on, mina ka toodan, et ma lihtsalt tean seda, et neid on umbes selliseid inimesi on Eestis peaaegu 20 000 juba või peresid, kes ise endale elektrit toodavad ja kõigil on see võimalus olemas ja ma arvan, et see iseenda tarbeks elektrit toota tasub igal juhul ära ja ka salvestamine tasub väga ära, ma võin teile öelda, see on väga kiire tasuvusega just nimelt, et neid tunde hakata endale sahvrisse panema, nii et seda saab iga inimene ise ka teha, me saame ise ka päris palju ära teha selleks, et oma energiakulusid juhtida ja mitte ükski regulaator ega koll ei saa meil sellest segada, nii et tehnoloogia aitab kaasa. Ja salvestamise kohta nii palju, et see on väga tore mõte, aga see tuleb natuke ettevaatlik olla. Et sõltub, mida salvestajad kasutad, et siin on nii mõnelgi maja põlema läinud, et kui on vanad elektriautode akud selleks. Kas mõni auto sõidab ka kraavi? Jah, aga ikkagi, aga see iseenesest on väga hea mõte, aga mida mina tahtsin öelda on kui nüüd kuulates 17. detsembril Euroopa Keskkonnanõukogu, kus siis ministrid käivad arutamas, liikmesriikide ministrid, ja see oli küll kliimateemad, kliimaeesmärk 2040. aastaks, siis paljud riigid rõhutasid seda, et madala süsiniku heitega energia tootmine peab olema tehnoloogia-neutraalne. Et ei saa, et me teeme ühe toetuse mereparkidele, teise maaparkidele, kolmanda päikseparkidele, et see peab olema energianeutraalne, kes suudab odavalt toota, kõige odavamalt see peab turule saama, et ei tohi olla eraldi toetusi ühele ja teisele. Ja siia hulka ka Euroopa Liidus käib siis ka tuumaenergia. Nii et eriti, võitegi juba arvata, et Prantsusmaa on eriti seisab selle eest, et tuumaenergia ja sakslased on rõõmsad. Tuleks. Sakslased, jah, kui rõõmsad, aga saksa rahvas praeguseni on suhteliselt selle meelega, et nad on selle vastu. Toodavad prantslaste peale. Aga see teeb selle asja ikka eriti valusaks. Saksamaa ka Euroopa Liidus ja eks seal piiri taga ole ka mõni koht, kuhu neid tuumajaamu saab uuesti püsti panna. Ja Saksamaal on paremäär populistliku partei alternatiivne Saksamaa juht Alice Weidel ütles, et ta võtab kõik tuulikud maha. Ma tahaks seda näha, kuidas ta läheb eraettevõtete juurde ja ütleb, et ma võtan teie tuulikud maha. Nii et see on pigem populism, aga jah, Saksamaal on probleeme, Saksamaal on ka probleeme, et nende elektriautod ei suuda konkureerida Hiinaga ja ma arvan, et mida me nagu geopoliitiliselt näeme, on ikkagi USA ja Hiina vastandumine, kuhu Euroopa jääb sinna kuhugi vahepeale ilmselt, aga põhihuvid saavad olema ikkagi nende kahe riigi vahel. Poliitteadlastega kui rääkida, siis väidetakse, et me oleme jõudnud sellisesse maailmakorras vaheaega, ehk siis interregnum, kus ükskord laguneb, uus on tekkimas. Ja see võib ka minna kaosesse, aga see võib ka, et ta korrastub üsna kiiresti. Aga jah, nende kahe suure vahel saab olema, see kaubandussõda kindlasti jätkub ka sõda selle üle, et kes
toodab odavamalt taastuv energia tootmiseks vajalikke seadmeid. Et me saame seda kindlasti näha ja see kindlasti ei jäta ka Eesti ja Euroopa turgu mõjutamata. Minu küsimus siit, kuna käis juba varem läbi see, et see elektri hind võiks olla ka selle õiglase ülemineku oluline komponent. Ja minu küsimus võib-olla lähtub sellest, et kui see hind, taskukohane hind ja see puhtus lähevad vastuollu, siis kumb on olulisem aspekt? Mul on tunne, et siiamaani on olnud olulisem aspekt nui 4 puhtus ja nüüd on kõigi jaoks olulisemaks aspektiks muutub see hind. Ja siis võib-olla, kui see küsimus provotseerivalt lõpetada varem, et kas toimub kerge rohepöörde tagasipöörde? Peeter? No, ma olen sellele enam-vähem sarnale küsimusele lähenenud umbes nii, et oletame, et püüame tänava pealt kinni baretiga tädi. Lükkame talle mikrofoni nina alla ja küsime, et kas sa tahad, et nii-öelda loodust hoitaks, loodus oleks puhtam, kõik. Ütleme, kas sa tahad rohepööret? Loomulikult ta ütleb jaa. Nii, ja siis kui me peame väikse pausi ja ütleme uuesti ja siis ütleme talle, et nii, aga see tähendab seda ja sinule sellist kulu ja selliseid protsesse ühiskonnas, kas sa ikka tahad? Siis tuleb hoopis teine jutt. Nii. Ja nüüd on siis põhimõtteliselt jõutud sellisesse kohta, kus siis demokraatlikes protsessides tundub, et suured rahvahulgad mõtlevad just nimelt niimoodi, nagu sa kirjeldasid. Ehk siis nad saavad aru, et see narratiiv, mida neile on presenteeritud, et kui me keerame roheliseks, et siis meil põhimõtteliselt läheb kõik paremaks, et see ei ole realiseerunud. Ja selle tõttu just nimelt sellised daamid nagu Saksamaal suhteliselt vallatust poliitilisest liikumisest saavadki sellise nii-öelda, nad saavad seda mastaapi enda populismile taga. Ehk siis demokraatlikud protsessid on need, mis põhimõtteliselt sellisel viisil rohepööret, nagu seda siiamaani on teostatud, lükkavad rööbastelt välja. Minu küsimus on siis võib-olla, kohe läheme ka publiku küsimuste peale, saab vastata selle vastusega, mis juba enne on, ma lihtsalt selle küsimuse ka siia vahele, et kas see, millega me praegu edasi läheme, kas me saame seda üldse enam rohepöördeks nimetada? Ma tuleks ja ütleks, et sellist asja nagu rohepööret ei ole mujal maailmas olemas peale Eesti. Mitte keegi ei räägi pöördest, pööre on midagi järsku, midagi tehakse, mida saab teha suhteliselt vägivaldselt. Kõik räägivad ja kaasa arvatud kõik teised Euroopa Liidu liikmesriigid räägivad rohe üleminekust kui protsessist, mitte pööramisest järsust ja see protsess peab olema õiglane. Ja see sinu küsimus, et kas emissioonid või hind, siis hind on oluline osa sellest õiglusest ja selleks, et see protsess toimuks. Et sama oluline kui see eesmärk ise on see protsess, kuidas selle eesmärgini jõutakse. Ja pööre pigem ületähtsustab, sõna juba see mõiste pööre, rohepööre, ületähtsustab seda eesmärki ennast, mitte kui protsessi. Aga see protsess on väga oluline, kuidas me seda üleminekut teeme, nii et see sama tädi, kelle käest Peeter küsib, ütleb, et jah, aga ta tahab seda, sest ta tunneb, et see on hea, et mis tema sellest kasu saab. Sama oluline või isegi olulisem kui rohepöördes selle kulude raha jagamine, et kes kui palju selle tegemiseks kulutab, on see, et kui palju kasu sellest keegi saab ja kuidas need tulud ja kasud jaotavad. Et ta ei tohi saada selliseks protsessiks, mis on rikkuse ümberjagamine, kus ainult mõned rikastuvad ja ülejäänud jäävad vaesemaks, siis tähendab seda, et teda ei toimu. Aga ma lihtsalt kuulan seda kirjeldust ja see tundub täiesti utoopiline.
No, see lihtsalt see, et kõigil on hästi ja kõik, ma ei tea, vaba turumajanduse kontekstis siuke ja üldse isegi ka teistsuguse majanduse kontekstis, et kõigil on hästi ja kõik on rahul ja kõik on õiglane ja siis hind on ka veel madal. See on see eesmärk ühesõnaga, aga seda tuleb teha võimalikult sinna lähedal, püüda vähemalt. Et loomulikult ta ei realiseeru niimoodi, et kõik on õnnelikud, et öeldakse, et nii õnnelikud kui võimalik. See on, minu arust on üks selline kolmetäheline kombinatsioon, mis võib-olla isegi veelgi paremini kirjeldab seda olukorda, on ESG. Ja kui sa ütled ESG ja kus vähemalt on ettevõtete juhid ja sellised inimesed, kes igapäevaselt mingite protsesse tegelevad, siis see on nagu sõimusõna. Kuigi asi iseenesest on jumala mõistlik ja sellega tegelevad kõik ettevõtjad, aga ESG on millegipärast täiesti ära lörtsitud termin. Ja ESG ei ole süüdi selles, et sinna on Euroopa bürokraatia peale valatud, eks ole, ja ma arvan, see rohepööre on natuke sarnane asi, et selle sõna paari all on tehtud ideoloogilisi idiootsusi, ma ütleks, ja see on nagu mõistlik asi, aga lihtsalt, ja võib-olla neid idiootsusi on palju vähem kui mõistlikke asju, aga see on nii ära lörtsitud ja lihtsalt varsti see vastumeelsus muutub ületab kriitilise piiri. Ja ütleme, et seda võib vaadata väikses lokaalses kontekstis, aga natukene suuremas ka, et ütleme, et kui rohepööre on see, et me maksustame oma tööstuse Euroopa Liidust välja, see tööstus liigub Aasiasse, ostame sealt kõik need samad asjad rõõmsad sisse ja meie majandus hääbub Euroopas, muutume vanade koduks ja rohepööre on tehtud. Ehk globaalne emissioon kasvab, aga Aasias, Euroopas kahaneb, sest meie tööstus istub Aasias, siis kas me lahendasime globaalse väljakutse, me lihtsalt tapsime majanduse ära. Nii et selle üle tasub mõelda ja asi iseenesest on okei, aga seda ei saa teha idiootsete meetodidega. Aitäh, isegi läks siit üle aja, ma võtan siit mõned küsimused, mis on tulnud saalist. Esimene küsimus, kas võib väita, et Euroopa Liidu kliimapoliitika on paljude liikmesriikide, sealhulgas Eesti suhtes ebaõiglane? Mida muuta Euroopa Liidu suunal läbirääkimistel? Euroopa Liidu kliimapoliitika on nii õiglane, kui ministrid selle kokku lepivad. Et see on Euroopa Liidu liikmesriikide enda kokku lepitud. Loomulikult sõltub ju, kes siis on läbirääkijad, nagu siin ka küsimuses on. Läbirääkimistega saab suhteliselt palju ära teha, läbirääkimised selles seltskonnas väga lihtsad ei ole, sealt tuleb palju taustatööd teha, aga saab teha, võib näiteks öelda, et kui me oleme nüüd väga raskes seisus, et peame ennast Venemaast lahti ühendama, et võib-olla oleks mõttekas küsida CO2 kvoote, et katta neid põlevkivi emissioone mõneks ajaks, et see hind ei oleks nii kõrge, et see nii valus ei oleks. Kas see on võimalik? Absoluutselt. Et kõik sõltub sellest läbirääkijast ja tahtest läbi rääkida seda, sest on olemas kvootide reserv, kui see väga hästi ära põhjendada, siis saab. Paljud Ida-Euroopa liikmesriigid, on ausad, väga kehvalt suudavad enda eest seista peale Poola, kes on suur ja tugev riik. Aga see, et Eesti väike on, ei tähenda, et ta ei saa läbi rääkida. Võtame Iiri, ma ei ole, ütleme, vähem paremaid läbirääkijaid kui iirlased. Ja et saada, mida nad tahavad. Võib-olla meie mure on see, nagu ühest varasemast vastusest välja tuli, et me oleme ainuke riik veel, kes teeb rohepööret. Järelikult on kuskil see tahtmine siis puudu, et seda rääkimist teha, et kui ta on ideoloogiliselt, nagu, et me peame nõus olema, me tahame, siis ei lähe ju ka meie ametnikud läbi rääkima selle poolega. Absoluutselt. Et saada midagi endale või oma riigile. Ja siit nüüd riigisisene küsimus sealt edasi. Kui palju peaks riik energeetika arengusse sekkuma, tegema ja juhtima vähempakkumisi, ehitama gaasijaamasid? Üldjuhul kõik see, mis toimub nii-öelda turupõhiselt, on efektiivsem ja toimib paremini, et nii palju, kui riik liiga palju korraldama hakkab, siis midagi õnnestu ja mis on küll tõsi, et sellise mänguruumi ja suure suuna peaks riik otsustama ja ma arvan, Leedu on siin võib-olla hea näide, kes neil on energiasõltumatuse kava 2030, ma soovitan lugeda, olen see läbi lugenud, väga selge arusaadav dokument ja sinna juurde on tehtud package'id, et alates päikesenergia, elektritransport, energiaefektiivsus ja nii edasi, et see, mida riik commitib või siis lubab, eks ole, nendele, kes seda nii-öelda turul hakkavad tegema ja see on väga selge ja see on riigi roll, aga Eestis
paraku me ei ole sellega hakkama saanud, et läbi aastate on seda üritatud, aga miskipärast me oleme väga palju suurte asjadega maailmas hakkama saanud ja meil on väga tublisid ja tarku inimesi, aga sellega me ei ole hakkama saanud. Järgmine küsimus, kas energiamajanduse korralduse seaduses toodud eesmärk toota Eestis 2030. aastaks tarbimisele vastavalt 100% taastuvenergiat on tehtav ja mõistlik eesmärk? Või teie ära öeldes saame edasi minna? Iseenesest on ta tehtav, aga jällegi, kui me sellest dilemmast nagu lähtume, siis ma arvan niimoodi silmad kinni panna ja iga hinnast ära teha ei ole mõtet, et tasub korraks nagu vaadata, tõsta pea püsti ja vaadata ka ja mõned sellised lihtsad asjad, et seesama tehnoloogia neutraalsus, taskukohasus, neid küsimusi tuleb lihtsalt mõned hetkel küsida, aga tehtav ta muidugi on, et kõik asjad maailmas on tehtavad mingitel tingimustel. Jätkuküsimus siin, kas Eesti energeetikapoliitika oleks paremas kohas, kui meil riigi ettevõtteid ei oleks energiamajanduses? Jah, see on selles mõttes tore küsimus, et kui me omal ajal ostsime ära 4 energia ja siis heideti ette, et see on riigikapitalism, et riigiettevõte ostab eraettevõtte, siis teate, kes olid põhikonkurendid? Fortum ja Ignitis. Aga kes on Fortum omanik ja kes on Ignitis omanik, kes ma küsisin alati, et kui nüüd Eesti Energia oleks sealt välja astunud ja 2 eraettevõtet oleks ostnud, siis oleks olnud kas Soome riigi omanduses või Leedu riigi omanduses meie taastuvenergia tootja. Nii et see on see, et paraku energeetika on nii poliitiline ja ta nii poliitikatest sõltub, et seal sellist puhast erakapitali ikka üsna vähe ja ilmselt see niimoodi ka jääb. Ja meie aeg ongi armutult tiksunud peaaegu läbi ja kuna me oleme kutsunud paneeli inimesed, kes on nõutud ka igal pool mujal, endast ma ei räägi siis teistest, mul on päev vaba, isegi homme leiaks aega, siis peame pidama kinni sellest, aga Peeter, ma küsiks lõpuks, et sina kui üdini positiivse inimesena, nagu sa reklaamisid ennast, et ütle midagi positiivset lõpetuseks tuleviku suhtes, mis paneb sind positiivselt vaatama asjadele? Vabandust. Majanduses on selline naljakas olukord, et alati, kui arvatakse, et nüüd on kõik läbi, something will come up. Something will always come up. Something has always come up. Võt sedasi. Aitäh. Aitäh kuulajatele, aitäh küsimuste eest. Jääme siis ootama, mis tuleb üles. Just. Ja tänu on ka siit Alexela poolt. See on niimoodi, et altkäemaks pärast, mitte enne, et mitte sõnavõtte kuidagigi mõjutada. Aga võib ka lõputult aplodeerida.